Tere mehed! Täna on meil 2. oktoober ja ma jalutan siin läbi pargi, et minna merre ujuma. Ja täna ma tahan teiega rääkida enesearmastusest. See on üsna huvitav teema, mida ma järjest rohkem märkan meeste juures, kui seda osa, mida me oleme nagu unarusse jätnud. Ja võib-olla omalt poolt jagaksin mõningaid näpunäiteid enesearmastuse nii-öelda võimendamiseks ja kogemiseks üldse enda kehas. Mõned võib-olla teist ei olegi seda kunagi päriselt tundnud, sest meid lapsest peale ei ole õpetatud, kuidas ennast panna esikohale, kuidas ennast armastada. Ja alati oleme pidanud nagu meeldima teistele ja tegema neid asju, mida teised tahavad, et seeläbi võita nagu teiste poolehoidu ja armastust. Ja seetõttu on väga oluline leida endas üles see tingimusteta armastus enese suhtes. Kuidas ma ise selleni jõudsin? Mul oli üks väga inspireeriv ja võimas kogemus elus, kui üks prantslanna tuli minu ellu. Ma olin siis väga sügavas depressioonis ja tahtsin lausa enesetappu sooritada. Ja ma palusin abi inglitelt ja sellistelt nähtamatutelt jõududelt, et mulle saadetaks keegi appi. Ja siis tuligi üks Prantsuse tütarlaps, kes oli väga hingelt mulle lähedane, me olime hingesugulased täitsa. Ja ta armastas mind nii, nagu ükski teine naine ei ole kunagi armastanud. Et ma kogesin midagi sellist temaga, et vau, kuidas see on võimalik, et keegi mind nii tugevalt armastab ja mulle sellist lähedust ja tähelepanu osutab. Et ju siis ma pean olema armastust väärt. Et ta nagu näitas mulle mind ennast, et mida peale tema armastust ma lubasin ka endale rohkem kogeda ja rohkem tunda ja hakkasin endale rohkem tähelepanu osutama. Ja seejärel ma elasin sellisel saarel, kus on see enesearmastus veelgi võimendatud ja väga paljud inimesed kogevad seal ja õpivad ennast armastama Kopanganil. Aga igaüks meist saab seda kogeda ja seda tunnet kasvatada enda sees. Selleks tuleb lihtsalt jälgida teatud näpunäiteid, millest ma kohe räägingi. Kõigepealt tuleb rohkem tuua tähelepanu iseendale. Et me oleme harjunud kogu aeg tähelepanu välja andma, kogu aeg lähedust pakkuma ja kõnetama ja tegema kõik, et kallis, kas sul on kõik hästi ja kuidas ma saan sulle kasulik olla ja mis ma saan su jaoks teha. Et see sama tähelepanu tuua vahepeal endasse ja küsida endalt, aga mis ma saan sinu jaoks praegu teha? Sa võid ennast ka sinatada, see on väga tugev ka praktika. Et mida ma saan sinu jaoks praegu teha? Sa sinatad oma keha tegelikult ja küsid kehalt, kuidas sa saad oma keha parasjagu parimal viisil kohelda. Et väga tihti me projitseerime oma emotsioone väljapoole, siis minu õpetus on see, et too need emotsioonid enda sisse. Tähendab, kui sa neid koged, siis koge neid enda sees. Sa võid neid välja öelda, praegu ma tunnen sellist asja või praegu ma tunnen armastust sinu vastu või praegu ma tunnen sükest ärritust või. Ja samas sa nagu lähed enda sisse ja koged seda, mitte ei pritsi seda igale poole välja. Teiseks, väga oluliseks asjaks on armastada oma keha, sest armastus käib nii kõhu kaudu kui ka keha kaudu. Ehk et see tunne on meie kehas sees ja seda on võimalik ka tekitada. Näiteks kui hoolitsed oma keha eest ja pakkuda oma kehale naudinguid, siis iseenesest hakkab armastuse energia meie kehas voolama ja me saame seda tunda. Ja see kvaliteet seestpoolt tulenev armastus puhtalt ilma objektita
on nagu hoopis nagu peenema kvaliteediga. Sa saad aru, et enam sinu armastus ei sõltu välisest partnerist, et sa ei pea seda kellegile projitseerima, vaid sa võid seda tunda täiesti iseseisvalt. No loomulikult aitab armastuse energia voolamisele ka armumine. Ehk et ma just siin mõni päev tagasi armusin väga tugevalt ühte neidu ja see on nagu nii ilus võimalus kogeda seda armastuse energiat enda kehas. Et ma lihtsalt trippisin selle armumise nagu keeme pealt päevi ja ma veel võimendasin, ma läksin tema juurde, ütlesin, tead, ma olen sinusse armunud, ma tahan sinuga aega veeta ja veetsin temaga lihtsalt sellist kvaliteetaega, tegime koos süüa, käisime väljas ja olime nagu teineteise väljas ja ma lihtsalt praadisin ennast selles armumise energias ja see nagu väestas mind ja andis sellist nagu noorust juurde ja ma tundsin ennast nagu taas sellise nagu täitsa poisikesena. Ülimõnus. Et alati ei pea see armumist nagu taga ajama, et nüüd me peame, ma ei tea, siin abielluma ja koos lapsi tegema, mis hakkab kohe su peas keerlema. Vaid selle asemel mine sellesse tundesse sisse. Lihtsalt koge seda armumise tunnet, et see on väga ilus. Lisaks sellele, nüüd kui sa oma kehale rohkem tähelepanu pöörad, hakkad sa märkama, millal sa oled väsinud. Ja tihti meestena me ei pane seda tähele, me rügame edasi, põmm. Et meil on ikka see programm peal, et tuleb kõvasti tööd teha ja me ei anna oma kehale puhkust. Et selleks, et sa saaksid kogeda kvaliteetaega oma kehaga, pead sa talle andma ka puhkust. Ja sellist, et tal oleks varuks energiat. Energia laadimise kohta mul tuleb eraldi intervjuu, ma räägin sellest hiljem. Aga alusta sellest, et sa puhkad korralikult välja, et sa kuulad oma keha, kui keha tahab näiteks magada, kui keha on nagu väsinud sellest tegevusest, et sa mitte ei pushi ennast üle, vaid sa ka tegelikult nagu teed nii, nagu su keha soovib. Ja toitud ka siis, kui su keha tahab, et ära unustan ka nagu toitumist. Ja rääkides toitumisest, siis kui sa ennast tõeliselt armastad, siis söö ka tervislikult ja söö selliseid asju, mis on tõesti su kehale kasulikud ja tervislikud. Vaadake naiste pealt, kui teie ringis on selliseid teadlikke naisi, siis vaadake, kui palju nad pööravad tähelepanu kvaliteetsetele toiduainetele ja mahedatele produktidele ja väestavale toidule, et jällegi pakkuda oma kehale maksimaalset tähelepanu ja armastust ehk armastus käib ka kõhu kaudu, nagu me just ennem mainisime. Siis veel üks oluline asi on jätkata pidevat arengut. Et sinu enesehinnangut tõstab see, kui sa kasvad. Sest kasvamine mitte iial ei lõppe. Meil öeldakse, et nii, et nüüd on kool läbi, nii nüüd sa oled valmis, eks ole, lase liugu, tee oma tööd ja sul ei ole rohkem nagu midagi vaja areneda. Tegelikkuses me areneme kogu aeg ja ma olen oma eelnevates videotes ka sellest rääkinud, kuidas me oma arengut saame mõjutada. Ja see annab hästi tugeva sellise impulsi, näiteks kui teie suhe on läinud juba natukene karile ja sa tunned, et see naine ei anna sulle tähelepanu ja sa oled nagu natukene lost, siis hakka tegelema iseendaga, hakka ennast armastama, hakka tegelema mingisuguse treeninguga või võtta omale mingi uus amet ette ja koolita ennast, et sa kogu aeg arened. See esiteks annab sulle hea enesetunde, teiseks annab sulle see edu kogemuse, kolmandaks see tõmbab naisi kohe. Nad märkavad, et vau, sa mees arened, sa ei puhkagi diivanil ainult, eks ole. See on hästi oluline. Ja siis sa tunned ka ennast rohkem mehisemana ja rohkem endaga nagu sõbrana. Ning hoolitse enda eest. Hoolitse sellisel viisil, et su keha tõesti tunneks, et sa teda armastad, sest et armastus on kehaline kogemus. Käi korralikult duši all, vali endale parimad sellised mõnusad pesuvahendid ja õlid ja kanne ilusaid riideid ja osta endale midagi ilusat ja
ja paite silita oma keha, käi massaažis näiteks, sa võid minu juurde tulla massaaži, ma pakun meestele väga võimsaid massaažipraktikaid, mis nagu äratavad su keha niimoodi üles, et sa kohe nagu oled nagu uues kehas, tõepoolest. Et minu juures käivad nii mehed kui naised, et selles suhtes ei ole vahet. Ja meestel on vahel nagu tugevamat puudutust või sellist, nagu ma vahel eile tegin sellist massaaži, et ma konkreetselt poksisin kõvasti mehe selga, et poksisin ta selja energiakanalid lahti, et ta hakkas nagu jälle elama, silmad läksid särama niimoodi. Et paku oma kehale neid kogemusi ja naudinguid ja luba endale rohkem. Märka neid kohti elus, kus sa tegelikult nagu oled natukene enda vastu kitsi. Sa ei ole täiesti nagu niimoodi aus, et mis ma nüüd ikka enda peale mõtlen, et nendel kohtadel märka seda ja luba rohkem. Ole enda vastu ka lahke, nagu sa oleksid endasse armunud. Eks ole, tee endale välja. Ning viimaseks, tähista. Tähista elu. Tähista seda, et sa oled terve. Tähista seda, et sa oled mees, sul on väga vedanud. Mehena on palju lihtsam hakkama saada siin maailmas. Tähista oma võite, tähista oma edusamme, võta endale ette mingisugused challenge'id ja kui sa need challenge'id saavutad, siis ära unusta seda tähistada ja nagu olla sellest tänulik, et sa said hakkama, sa oled tegija, sa oled mees, eks ole? Sa oled mees. Edu sulle.